Kuna olukord Venemaal jätkab halvenemist ja nüüd on Moskvas toimunud rekordiline droonirünnak, hakkame nägema rohkem arutelusid selle üle, miks tänavatel pole siiani toimunud organiseeritud proteste. Kui sa oled seda kanalit juba mõnda aega jälginud, siis tead, et põhiline vastus on see, et majanduslangus ei ole veel tavalisi venelasi tabanud. Seega puudub otsene majanduslik vajadus praeguste poliitikate vastu protestida. Pigem on nende ees seisvad mured droonid, mis sumisevad Moskva kohal, pidev hirm selle ees, kas tuleb uus mobilisatsioonivoor ning frustratsioon seoses usaldusväärse ligipääsuga põhilistele veebilehtedele. Kuna palgatõusud ületavad endiselt inflatsiooni, on peamised majanduslikud mured see, kas kohalikus tanklas on täna kütust või kas lennud väljuvad Moskvast. Kuid neid võib kõige paremini kirjeldada kui pettumusi, samas kui protestimine võib olla eluohtlik. Nii et see ongi sinu pealiskaudne vastus. Huvitav selle vestluse juures on aga see, et see ei saa tegelikult aru, miks protestid üldse puhkevad. Lävinud narratiivid, mida kuulete nii meedias kui ka analüütikute seas, ei mõista, kuidas Kremlist lähtuv vaikiv läbirääkimine kujundab sisepoliitikat ning et kõik valitsuse vead tulenevad selle kauplemisega seotud hõõrdumistest. Seega, liituge minuga täna, kui läbime koos 4 halva argumentatsioonifaasi. Et Venemaal on repressioonid lihtsalt väga tõhusad, et propaganda riigis on lihtsalt väga tõhus, et venelaste jaoks on tuttav kurat parem kui tundmatu ja et Kreml on põhimõtteliselt murdnud Venemaa ühiskondliku lepingu. Seejärel süveneme läbirääkimiste teooriasse, et paremini mõista, millal täpselt venelased tänavatele tulevad. Aga alustame repressiooni argumendist, sest see on lihtne. Autokraatlikel valitsustel on julgeolekujõud, kes arreteerivad sind, kui sa tänavatel probleeme põhjustad. Eeldusel, et teid pole nii palju, et julgeolekujõud hakkaksid oma enda ohutuse pärast kartma. Repressiooni argumendi põhieeldus on see, et Vene julgeolekujõud on seda piisavalt kaua teinud, et enne, kui nad hakkavad mahasurumise suhtes kõhklema, peaks tekkima erakordselt suur sotsiaalne liikumine. Võib-olla muudel põhjustel, millest kohe räägime, ei ole praegu piisavalt üksmeelt, et nii palju inimesi tänavatele tuua. Seetõttu jäävad protestid ära, enne kui nad üldse alata jõuavad. Kui ma tohin tuua analoogia, millega te kõik selleks hetkeks juba tuttavad olete, siis see oleks nagu öelda, et sõdu ei toimu sellepärast, et üks pool on teisest palju võimsam. Ometi teame selle väite kohta 2 fakti. Esiteks, see ei ole tõsi. Ajalooõpikutes on palju Taaveti ja Goljati sõdu. Ja teiseks, tegelik tagajärg, kui sul on vastasest palju rohkem võimu, on see, et sa saad läbirääkimiste tulemusel sõlmitud kokkulepetest neilt rohkem välja pigistada. Kui seda loogikat laiendada kodaniku ja valitsuse läbirääkimistele, autokraatlikud režiimid püüavad oma elanikkonnalt nii palju kui võimalik välja pigistada. Juhi mäng seisneb selles, et mida rohkem ta välja pigistab, seda rohkem see rahvast ärritab ja seda tõenäolisemalt lähevad inimesed tänavatele protestima. Kui valitsus on tark, suudab ta saavutada sellise väljanõudmise taseme, mis on ligilähedane sellele, mida kodaniku ülestõusu oodatav tulemus tooks. Siis pole kellelgi põhjust protestida, sest see toob ainult riski ilma igasuguse oodatava tasuta. Seega on parematega julgeolekujõudude esimene otsene mõju tõepoolest protestide ärahoidmine. Kuid teine kaudne mõju on see, et see võimaldab juhil kehtestada rohkem ühiskonnalt välja pigistavaid meetmeid. Ja seega tühistab teine mõju esimese mõju selles osas, kas me võiksime oodata revolutsiooni. Selle video läbiv teema on väljanõudmine. Kas poleks tore, kui meid lihtsalt rahule jäetaks? Aga isegi neil meist, kellel on see luksus, et meie valitsused meid igapäevaselt taga ei aja, on tõenäoliselt internetis endiselt palju isiklikku teavet, mis ootab, et pahatahtlikud eraisikud seda ära kasutaksid. Isiklikult arvan, et see rikub teistsugust ühiskondlikku kokkulepet. Aga on häid uudiseid. Siin tulebki mängu tänase video sponsor Incogni. Nad aitavad sul eemaldada oma andmed, nagu kodune aadress, tööajalugu või isegi poliitiline kuuluvus veebilehtedelt ja andmevahendajate registritest. Kui pahad ei leia sind üles, siis nad ei saa sulle ka kahju teha. Ja Incogni kohandatud eemaldamisvõimalusega saad neile täpselt näidata, millise probleemiga sa võid kokku puutuda. Nii et kalluta jõudude tasakaal enda kasuks ja võta oma isikuandmed tagasi, minnes aadressile incogni.com/William Spaniel.
kasuta kupongikoodi William Spaniel kõik ühes sõnas, et saada aastaplaanilt 60% soodustust. Ja veel kord tänud Incadnile tänase video toetamise eest. Teisel problemaatilisel seletusel on sarnane teema nagu esimesel. Propaganda argumendi kohaselt on Kreml väga osav veema Vene kodanike, et riigis on kõik korras. Et kõik teised arvavad, et riigis on kõik korras. Et kõik, mis Ukrainas toimub, ei ole suur asi. Ja kõik halvad asjad, mis Ukrainas juhtuvad, on kõik NATO süü. Ja kui Venemaal on probleeme, siis ei ole president see, kes vastutab. Tegelikult, kui on probleeme, siis tahab ta neid just teilt kuulda. Sellepärast on tal aasta lõpus oma iga-aastane maratonstiilis helistamissaade. Ta isegi vabandab, kui kuuleb teie probleemidest ja te lubate, et valitsus hakkab neid lahendama. Nüüd võiksime veidi aega kulutada selle üle arutlemisele, kas keegi Venemaal neid sõnumeid usub. Võiksime arutada, kuidas sissetung on nüüdseks kestnud juba üle 4 aasta ja tõe varjamine nii pikaks ajaks on keeruline. Võiksime arutada, kuidas sõjast naasvate inimeste sotsiaalsed võrgustikud, kes sageli tulevad tagasi invaliidistavate eluaegsete vigastustega, levitavad tõde. Võiksime arutada, kuidas massmobilisatsioonipoliitikatele on märkimisväärne vastupanu, mida on raske seletada, kui keskmine venelane ei ole faktidest teadlik. Või võiksime viidata märkimisväärsetele ja kasvavatele lepingupakkumistele, millega püütakse veenda kodanikke sõduriks hakkama, mis jällegi on raske seletada, kui kodanikud ei ole üha enam probleemidest teadlikud. Aga kui küsimus on selles, miks protestid ei ole veel puhkenud, siis on meil endiselt sama läbirääkimisloogikal põhinev kriitika nagu varemgi. Propaganda on kasulik uskumuste kujundamiseks, kuid mida paremini sa suudad uskumusi kujundada, seda rohkem saad kodanikelt välja pigistada. Need 2 mõju tasakaalustavad teineteist taas. Tead, mis veel tasakaalustub? Hirm selle ees, mis järgmiseks tuleb. Selle argumendi põhiidee on see, et jah, Vladimir Putin on halb. Aga kas sa tead, kes veel oleks halb? Põhimõtteliselt igaüks, kes võiks talle järgneda. Viimane mees oli joodik. Temast eelmine oli pädev, kuid vaatas pealt, kuidas Venemaa kontroll Ida-Euroopa üle kadus. Ja see, kes enne teda suutis üle 2 aasta elus püsida, oli samuti joodik. Venemaal ei lähe asjad lihtsalt paremaks, nii et miks üldse protestida? Riigist ei saa tõelist demokraatiat isegi siis, kui protestid õnnestuvad. Sa lihtsalt asendad tuttava kuradi sellisega, keda sa ei tunne. Ja samal ajal pead sa end tänavale minnes suure isikliku ohu alla seadma. No, see pessimism on mingil määral liialdatud. Võib-olla on tõenäoline, et järgmine režiim on sarnase iseloomuga nagu praegune. Aga mõnikord võivad revolutsioonid hästi minna. Kuid siiski, halvad tuleviku ootused kahvatuvad selle kõrval, mida praegune režiim suudab teha. Kreml teab, et kodanikel on selline ootus. See muudab revolutsiooni iga konkreetse poliitika puhul vähem tõenäoliseks, mis omakorda julgustab Kremlit kodanikelt veelgi rohkem välja pigistama. Vähemalt sellel 4. seletusel on veidi rohkem nüansse. Hüpoteetiline Vene ühiskondlik leping, millest oled tõenäoliselt varem kuulnud, on idee, et Kreml saab välispoliitikat dikteerida vastutasuks kodumaise stabiilsuse tagamise eest. See idee annab sisuliselt konkreetsema vormi sellele, milline täpselt on 2 osapoole vaheline jaotus, mis tavaliselt kõne all on. No, on selge, et selle sotsiaalse lepingu vaim on rikutud. Kremli jätkab Ukrainas seda, mida ta tahab teha. Samal ajal peavad Vene kodanikud vaid üles vaatama ja märkama rändavaid roosasid linde, et mõista, kuidas nende osa kokkuleppest aeglaselt kaob. See näib toetavat eelnevat läbirääkimisloogikat. Kui kriitiline läbi ulatuslikele protestidele oli siin, siis Kreml kavandas oma poliitikat varem, vahetult sellest murdepunktist allpool, et tagada teatav rahu. Venelased elasid tõepoolest mõnda aega harmoonias ja siis, kui Kreml äkitselt piiri ületas, võiksime oodata, et need protestid puhkevad. Aga seda pole juhtunud. Mis siis toimub? Asselin vastus on see, et see arutluskäik vaatleb ainult neid halbu asju, mis on Venemaa kodanikega sõja tagajärjel juhtunud, jättes tähelepanuta head asjad, nagu näiteks palgatõus, mis tuleneb tööjõunõudluse kasvust. Kuigi see on ärritanud Venemaa suurt oligarhide klassi, näib see olevat kompenseerinud enamiku teisi probleeme tavakodanike elus, mis seletab seda, mida me praegu näeme.
ma ütlen enamikku, sest ilmselgelt on praegu oht Kremlile kasvanud. seda on näha internetikatkestustest. see ei ole samm, mida valitsused kergekäeliselt astuvad. piiratud internetiühendus mõjub halvasti majanduslikule tootlikkusele ajal, mil Venemaa valitsus seisab silmitsi tohutute majanduslike väljakutsetega ka teistel tasanditel. Sellegipoolest kehtestab Kreml katkestusi, sest see segab Vene kodanikel võimalust oma tegevust valitsuse vastu koordineerida. Kremlile kaalub julgeoleku kasvu üles negatiivsed majanduslikud mõjud ja pettunud venelaste vastureaktsiooni, kes lihtsalt tahavad internetti pääseda. Seetõttu kiitis Kreml selle heaks. See jätab meid siiski tänase põhiküsimuse vastuseta. Millal hakkame Venemaal nägema märkimisväärseid proteste? Ja aus vastus on see, et ma ei tea. Ja tegelikult ei tea seda keegi. Keegi, kes sulle nii ütleb, kas valetab sulle või ei mõista tegelikke ajendeid. Autokraatlikud valitsused võivad jõuda punkti, kus nende autoriteet on kadunud ja kogu ühtsus on läinud. Sel hetkel ei ole valitsusel enam midagi teha, mis rahuldaks protestijaid, nii et võib teha üsna usaldusväärseid ennustusi riigi tuleviku kohta. Kuid Venemaa on sellest punktist kaugel. Kremli käsutuses on endiselt palju võimalusi poliitiliste järeleandmiste ja repressioonide määra suurendamiseks või vähendamiseks, et vältida selgeid ja ilmseid probleeme. Üks viis end veenda, et meie, klaviatuurisõdalased, ei suuda piisavalt täpselt ennustada, millal valitsus seisab silmitsi aktiivse vastupanuga, on see. Kui meie kõik teaksime, siis kindlasti teaks seda ka Kreml ning riigi julgeolekujõud astuksid aktiivseid samme ohu tõrjumiseks. See ongi põhimõtteliselt see tasakaal, milles me praegu oleme. Valitsus teeb kõik endast oleneva, et probleeme maha suruda, kui ta arvab, et on need tuvastanud. Mingil hetkel võib midagi juhuslikku juhtuda, valitsuse ühtsus võib kaduda ja siis saame hakata Venemaa kohta julgemalt ennustusi tegema. Aga praegu me seal veel ei ole. Peale juhuslike vahejuhtumite, mis võivad juhtuda, millised strateegilised probleemid võiksid viia Moskva tänavatele marssimiseni? Riskides kordamisega, kuidas me siia üldse jõudsime, on Kreml võimeline tegema põhimõttelisi valearvestusi. Siin ei seisneks valearvestus mitte Ukraina vastupanuvõimes, vaid selles, kuidas Vene kodanikud reageerivad muutustele senises olukorras. Me nägime selle osalist versiooni ka varem viidatud 22. aasta sügisesel mobilisatsioonil. Aga ma arvan, et see juhtum näitab hästi, kuidas strateegiline vastastik mõju toimib. Kremli sai aru, et mobilisatsioonipoliitika tekitas probleemi ning nad läksid peagi üle vabatahtliku värvamise strateegiale. Siiski võib ette kujutada olukorda, kus tavalise venelase elu muutub märkimisväärselt halvemaks. Näiteks kui majanduslik ebastabiilsus riigis viib erasektori pankrottideni, mis omakorda põhjustab ulatuslikku tööpuudust ja nüüd on tavalistele venelastele selged negatiivsed tagajärjed. Oletame aga, et see teave ei jõua Kremlis otsustajateni. Putin ise on eriti kaitstud selle teabe eest, kuna tema alluvad kardavad tõtt rääkida ja Putin isoleerib end üha enam. Kui Putin oleks hästi informeeritud, reageeriks ta olukorrale sõjategevust vähendades, mis tooks majandusele mõningast leevendust. Aga ta ei ole toimuvast teadlik, seega ei tehta mingeid muudatusi ja siis äkki on inimesed tänavatel. Laiem mõistatus, mis vaevab kõiki autokraatlikke režiime, on see, kuidas maha suruda neid väheseid, kes võivad proovida protestida ilma rahva hulga kaitseta. Valitsused peavad karmilt sekkuma, et liikumine ei paisuks lumepallina. Kuid julgeolekujõud peavad olema ettevaatlikud, et nad ei läheks liiga kaugele ja et mahasurumise katsed ei pöörduks nende endi vastu. Mis põhjustab vastureaktsiooni ja mis mitte, on mõistatus nii kõigile asjaosalistele kui ka neile, kes seda kõrvalt jälgivad. Ärme unusta, et iga julgeolekuagent mõtleb oma peaga ja võib teha midagi rumalat. Oluline on see, et sellesse etappi jõudmine ei ole ainult üldise kodanike rahulolematuse tulemus selle üle, kuidas sõda Ukrainas kulgeb. Pigem määrab protestide toimumise rahulolematus koos teiste meetmetega, mida Kreml rakendab. Mõned neist on kompensatsiooniks mõeldud präänikud ja teised mahasurumiseks mõeldud piitsad. Ja just seetõttu ei ole me seni veel massilisi proteste näinud ning samuti ei saa me kindlalt teada, millal need algavad. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Siserahutused autokraatlikes riikides on läbirääkimisprobleem.
Üldine hoiak valitsuse poolt või vastu ei selgita, kas protestid toimuvad, sest valitsus kohandab end vastavalt sellele, kui palju ta saab oma kodanikelt välja pigistada. Kremli võimud annavad praegu tavalistele venelastele sobivaid präänikuid ja piitsa, et hoida neid kodus. See võib muutuda, kuid meil ei ole võimalik ette teada, millal see võimalus avaneb. Täname veel kord Incognit tänase video toetamise eest. Minge aadressile incogni.com/William Spaniel ja kasutage kupongikoodi William Spaniel, et saada aastaplaanilt 60% soodustust. Kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Oike end!